Mulgimaa. See on osa Eestimaast oma ajaloo, traditsioonide ja kauni loodusega. Mulgimaa moodustavad Lõuna-Sakala kihelkonnad Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu. 19. sajandil sai Mulgimaa üldtuntuks eelkõige tänu oma rahva töökusele ja haritusele. Mulgile peetakse omaseks ettevõtlikkust, visadust ja ka uhkust. Iseloomulik on mulgi keelemurre, kombed ja rahvariiete traditsioonilised mustrid. Abja, Karksi, Halliste ja Paistu valda ning Mõisaküla linna seob kuulumine Mulgimaa arenduskoja liiderpiirkonda. Film tutvustab tänase Mulgimaa eluolu ja paikkonna traditsioone. Vaatleme kaunist loodust ja turismi arendamise võimalusi. Külastame ettevõtjaid ja hindame nende loodut, mis on paljuski rajatud või korrastatud liiderprogrammi toel. Kui ajalooliselt peeti Mulgimaa rikkuseks linakasvatust, siis täna on tähelepanu suunatud väikeettevõtluse arendamisele. Pea 50% piirkonnast on kaetud metsaga. Metsandus ja puidu töötamine on üks olulisemaid tööstusharusid, mis annab võimaluse rakendada kohalikku tööjõudu. Põhitähelepanu on suunatud koostööpartnerite leidmisele ning ekspordi laiendamisele. Mulgimaad on nimetatud ka Eestimaa viljaaidaks. Pilku köidavad avarad ning hästi haritud viljapõllud. Põldudel ja farmides kasutatakse uusimat põllumajandustehnikat ja säästvaid tehnoloogiaid. Mahepõllumajandus kogub Mulgimaal üha suuremat populaarsust. Haritud põllud, hooldatud rohumaad on siinse maaelu uhkus. Valdades kogub taas populaarsust sea- ja veisekasvatus. Piimakari annab ettevõtjatele võimaluse toota erinevaid piimatooteid, kasutades väiketootmise tipptehnoloogiaid. Tänaseks on inimtööjõu kasutus põllumajanduses oluliselt vähenenud. See nõuab inimestelt ümber spetsialiseerumist. Kopra turismitalus kasvatatakse lihaveiseid, kes pakuvad huvi ka maale saabuvatele turistidele. Mulgimaal tegeldakse köögivilja ja marjakasvatusega. Sellega tegelevad mitmed Halliste valla talud, kus on suured kurgi, kõrvitsa, maasika ja vaarika istandused. Eesti puuviljakasvatuse hälliks ja sordiaretuse südameks on Karksi vallas asuv Polli aiandusuuringute keskus. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toel on seal loodud kompetentsikeskus, mis tegeleb marjade ja puuviljade töötamise ja säilitamise tehnoloogiaga. Aiandusuuringute keskuses on aastakümnete jooksul aretatud Eesti tingimustele sobivaid puuvilja ja marjasorte. Ajalooliselt välja kujunenud tööstuskeskus on Mõisaküla, kuhu 19. sajandi lõpul jõudis kitsarööpmeline raudtee. Raudtee oli käigus 1973. aastani. Tuntud olid ka vaguni- ja ekskavaatoritehas. Ka praegu toimib Mõisakülas nii metalli- kui puidutööstus. Samas valdkonnas pakuvad arvestatavat konkurentsi ka Karksi nuia ettevõtted.
tegeldakse ümarpuidu ümbertöötlemisega, aga ka mööbli valmistamisega. Paistu vallas asub puidutöötlemisettevõtte osaühing Fraxinus, mis valmistab kõvast lehtpuidust kvaliteetset põrandalauda, mille järele on nõudlus ning mida eksporditakse mitmesse välisriiki. Abja Paluojal paikneva tekstiilitööstuse Toom tekstiiltseh annab tööd ümbruskonnas elavatele naistele. Valmistatakse tekke, patju ja teisi vooditarvikuid. Toodangut eksporditakse mitmesse välisriiki. Haridus on Mulgimaal läbi aegade hinnas olnud. Gümnaasiumid Abjas ja Karksi-Nuias ning põhikoolid Hallistes, Holstres, Sultsis ja Mõisakülas hoolitsevad väikeste mulkide kirja- ja lugemisoskuse eest. Paljud kunstnikud on saanud inspiratsiooni Mulgimaa loodusest ja kohalikest inimestest. Maalikunstnik Merike Põllutööd jätkab kindlasti tulevikus tema tütar. Viljandis Bonifaciuse gildis on võimalik näha klaasvitraaži valmistaja töötuba. Omapärane kunst on Õisu mõisa tiigil jääskulptuuride valmistamine, kus saavad osaleda kõik osavate kätega inimesed. Toimub nagu vanasti jää saagimine ja uuema moena sellest skulptuuri vormimine. Ühist lustimist ilmestavad asjakohased kostüümid. Külalistena esinevad meie omad taliolümpialased. Nagu näha võib võiduskulptuuriks olla ka kala jääs. Eesti maaelule ja rahvakultuurile on omased ühistegevused. Tänu sellele toimivad igas omavalitsuses rahva- või seltsimaja. Tants, koorilaul ja käsitöö aitavad vaimul värske püsida. Käiakse koos lasteaiaealistest lastest hallpeadeni ning igaüks leiab endale sobiva tegemise. Viiakse läbi külapäevi, kuhu kutsutakse kohale ka paikkonnast lahkunud inimesed. Küla südameks on sageli külamajad, kus tutvutakse kultuuripärandiga ja toimuvad koolitused.
Taaskasutuskeskus asub Karksis, kuhu saab ära anda mittevajalikke esemeid, mis võivad kellelegi hoopis tarvilikeks osutuda. Keskus on ka heaks suhtluskohaks ning toetab mittetulundussektori tegevust. Üheks lemmiktegevuseks käsitöötubades on vaipade kudumine kangastelgedel. Enamus materjalist võetakse taaskasutusse ja sellega säästetakse keskkonda. Põlvest põlve antakse edasi leivateo tegemise oskusi. Nii pakub külalistele oma leiba Männiku turismitalu. Paljude meeste hobiks on jahindus. Siinsed metsamassiivid loovad selleks harrastuseks suurepärased võimalused. Üheks tulevikusuunaks kujuneb kindlasti jahiturism. Eks enda jahitud ulukiliha maitseb ikka kõige paremini. Selle eest hoolitsevad juba kohalikud vorstimeistrid. Metsarõõmu toidutare peremees pakub külalistele eriti maitsvat rooga, ürtidega maitsestatud vorste. Süvendatud muusikaharidust annavad muusikakoolid Abjas ja Nuias. Omanäoline on Abja muusikakooli eestvõtmisel korraldatud akordionifestival, kuhu kaasatakse muusikuid kogu Eestist. Üldrahvalik pidu oma traditsioonide ja kommetega on suvisel pööripäeval, jaanipäeval. Jaanituled süüdatakse võidutulest igal aastal 23. juunil. Jaaniõhtu on pidu inimestes enestes. Kui seltsimajas õpitakse laule ja tantse, siis jaaniõhtul näidatakse oma õpitut teistelegi. Ikka nalja ja lustiga pooleks nii vaatajatele kui tegijatele. Laevakus seda laine. Ja! Kõiki mulke liitvaks ja hea ühistunde loomiseks sündis Karksi lossimägedes mulgi esimene laulu- ja tantsupidu. Ühtest ainsast, keset tuhandit maailma maid. Nõnda kui lauliki laulan, pikast sillast kui üle sai. Ja me oleme, eläme, kestame ja jääme üle aigade aa. Ja aitsneb ära minu tunnete lill ja mu armastus, mulgimaa. Alguse sai uus traditsioon, mulkide päris oma pidu. Võrratu loodus, kaunid mulgi naised oma kihelkondade rahvariietes, kõlamas mulgi keel, laul ja tants ja üle kõige hõljumas mulgi meel. Paikon elanikkond on suuremalt jaolt luterlased. 4 luteri kirikut paiknevad Hallistes, Karksis, Mõisakülas ja Paistus. Vanimat Paistu kirikut on mainitud esmakordselt 1234. aastal. Kirik on pühendatud Neitsi Maarjale.
Kirik ja hiljem ka küla olevat saanud nime selle järele, et kirik olla paistnud merele. Siit ka veel nimetus Stella Maris, meritäht. Karksi apostel Peetrusele pühendatud kirik on ehitatud 1773. aastal lossivaremete peale. Vundamendi vajumise tõttu on kirik viltuse torniga. Kirikus on 16 väärtuslikku maali ja orel 1874. aastast. Halliste kirikut on esmakordselt mainitud 1504. aastal. Mitmel korral on kirik põlenud. Viimane põleng toimus 1959. aastal. 1989. aastal algas kiriku taastamine. Kohalike elanike ja annetuste kaasabil sündis ime. Halliste kirik pühitseti 1991. aastal jõulude ajal. Mõisaküla Luteri kiriku taastamisega tegeldakse viimastel aastatel. Kõiki Mulgimaa valdasid läbib roheline turismitee. Mulgimaale on järjest juurde tulnud majutusasutusi, toitlustajaid, aktiivse puhkuse pakkujaid. Tuntuimad turismiettevõtted on Kaasiku talu Paistu vallas, Oru Nõlvaku Halliste vallas, Kopra turismitalu Karksi vallas. Eriliseks väärtuseks on Mulgimaa mitmekülgne loodus ja piisavalt hõre asustatus. See võimaldab nautida rahu ja vaikust väikestes, kodumajutust pakkuvates taludes looduse keskel. Mulgimaa paikneb Sakala kõrgustikul. Seda ala läbivad Halliste ja Õhne jõed ning palju väiksemaid jõgesid ja ojasid. Jõed voolavad läbi Devoni punase liivakivi alade. Paljudes kohtades on vesi uuristanud koopaid ja on kujunenud paljandid. Kõikides neis paikades on hooldatud matkarajad. Looduskoolitusi korraldatakse Riigimetsa majandamise keskuse Lilli loodusmajas. Mulgimaa loodust on peetud ilusaimaks Eestis. Seda on ülistanud mitmed luuletajad ja kirjanikud. Ega asjata pole August Kitzberg kutsunud. Tule, rändaja, Karksi mägedele. Mulgimaa elu iluolu tutvustab August Kitzbergi tubamuuseum. Külastajaid ootavad Mulgi külamuuseum ja Kaasiku talu pitsituba. Kõikide mulkide elutööd meenutavad puuskulptuurid Abjas, Helmes, Paistus ja Karksi nuias. Nad tervitavad külalisi, kodukanti tulijaid ja kutsuvad mulke hea seisma elu edasimineku eest. Olla väike ja vaba, omada oma keelt ja kultuuri, selle eest tänatakse vabadussõjas võidelnuid. Märk sellest on kaunis mälestussammas Paistu kirikuaias. Kõikide Balti riikide rahvaste südamesse jäi 23. augustil 1989. aastal toimunud Balti kett, kus katkematu, kätest kinni hoidev inimkett väljendas oma ühtsust ja soovi olla taas vabad. 2009. aastal rajati Eesti-Läti piirile mälestusmärk, mis meenutab 20 aasta möödumist sellest ajaloolisest sündmusest. Kohalikud külaseltsid on alustanud vanade mõisahoonete taastamist.
Karksi külaseltsi ettevõtmisel on saanud uue katuse vana ja väärikas mõisahoone. Mulgimaa uhkuseks on läbi aegade olnud talu häärberid. Häärbereid ehitati põhiliselt 19. sajandi teisel poolel enne esimest maailmasõda ja Eesti Vabariigi aastatel 1920–1940. Esinduslikum näeb välja Murri häärber Karksi vallas, mis on lähikülade inimeste kooskäimise kohaks. Hallistes Mulgi häärberis asub erakapitalil tegutsev pension eakatele inimestele. – 2009. aasta lõpus Euroopa Liidu toel avati Holstre Pollis Mulgimaa suurim spordikeskus, kus on suurepärased sportimisvõimalused nii sportlastele kui ka harrastajatele. Koha peal laenutatakse spordivarustust. Pakutakse nii konverentsi kui ka majutusteenust. Soovi korral toitlustus, lõõgastumiseks sauna. Vabatehnika sõidus teinud ja Tarja on nüüd vinis siis nii, et number 9 Tarja Jurlova sõidub nüüd. Hooldatud ja valgustatud rajad, mis maastikuliselt ei jää alla Otepää radadele, on nii talvel kui ka suvel sportijate päralt. Talispordiga saab tegeleda ka Karksi vallas, kus Maimägi on populaarne koht. Mõisakülas ja Hallistes on pikad ajaloolised vabamaadlustraditsioonid. Motospordihuvilistele on teada-tuntud motocrossirajad Paistu vallas ja Karksi vallas. Tere tulemast Mulgimaale. Oma silm on kuningas.